kui ma kogu aeg projitseerin oma energiat sellest, et mis siis saab, kui ma ära suren või mis siis saab, kui keegi ära sureb, siis ma annan kogu oma energia sellesse punkti, tähelepanu ja seda ma kogu aeg ainult loon ehk hirmu juurde. Ja nagu Igor ütleski, see lahustub see hetk, kui ma toon selle ja väljendan seda siis nähtavaks. Ükskõik kellele või ükskõik mismoodi tood selle valguse kätte, kus me täna istume ja see lahustub. Ja tead, siin on veel üks aspekt, kuidas seda kõike on võimalik näha. Et vaata, kui sa kujutad ette, et see maailm on sinu etendus, eks ole, see on sinu stsenaarium, see on sinule loodud selline süžee, kus on mingisugused tegelased, kes annavad sulle parimat kogemust, siis see, et see hirm sind taga ajab, võib-olla on see, et see on sinu õppimise koht. Ja nii kaua, kui sa selle eest ära jooksed, sa võimendad seda õppetundi ja see lõpuks saab su kätte. Aga nüüd, kui sa keerad ringi, nagu ma enne ütlesin, ja vaatled seda ja ütled kõigile, et teate, mul on selline hirm, sest sa võib-olla lahendad oma elu ülesande ära sellel hetkel, ilma et sa peaksid seda kogema. Sa räägid selle pulkadeks lahti, kõik vaatavad sellele otsa, mõtled, lähme teeme ühe pitsa. Lihtne, lahendatud. Ehk et me võtame selle pinge maha ja võib-olla see läbi me kasvame nii tugevalt, et me ei pea seda kogemust saama. Sest et elus on niimoodi, et kui sa ühest märgist aru ei saa, tuleb järgmine tugevam ja kolmas ja lõpuks on niimoodi, laks käib vastu kukalt, oled jeeli ellu jäänud ja saad aru, muidugi, võt, milleks seda vaja oli. Et siin võib olla täpselt samasugune seis, et märka seda ja tegutse kohe, ära jookse ära. Üks mees rääkis ka mulle, et tal kogu aeg oli nii suur hirm jääda nagu üksikuks ja üks hommikul läheb ta kööki ja tunneb, et see hirm tuleb peale ja mis ta teha tahtis, esimene asi tahtis suitsu võtta, et hakata seda maa alla suruma, vaatas suits ei ole, siis tahtis šokolaadi võtta, šokolaadi ei olnud, siis mõtlesin, kuhu ta saab veel põgeneda ja siis tundis, et ei saa kuhugile põgeneda, ütles, seisis köögis ja karjus, no tule siis ja see kestis mingi 2-3 minutit ja siis hakkas kõva häälega naerma. See oli läinud. Jaa. Nii ongi. Väga lihtne.